35 kilohertsi ja väikese Viigi kaldal enne südaöötsid 0,55 ja hästi valgustatud promenaad on, ma ütleks, jalgrada on väga võimsalt, valged laternad on ja kõik on valgustatud siin ja valgustatud on ka veepind. Ja praegu tike tüüpiline veelendlane ka pildis ja hääles, aga enne seda mõni minut oli 2 tiigilendlast, tegid paar tiiru ja kõik on hästi nähtav selle põhjataeva peegeldus siin väikeses Viigis, kui lõunakaldal liikuda. See on nahkhiirte seirerada aastast 2016 ja praegu on 2023 ja 10. juuli, nii et viimane seirejaamadest saab tehtud, 12 seirejaama Eestis on ja Haapsalu on siis viimane ning detektor on meil mõistagi on Peterson D240X ja vaikne öö, peaaegu selge, 15 kraadi sooja. Aga peab ütlema, et praegu siiski on vähe punktis 3 siin, punktloenduse punktid on ka Viigi ääres 3 tükki. Punktis 3 väga erandlikult mitte ühtegi nahkhiirt. See on ujumiskoht. Vesi võib-olla ei ole liiga puhtam. Praegu parginahkhiir mööda lennul. Vesi ei ole kõige puhtam, aga sealt tulles 70-80 meetrit, kui on põõsad, roostik, võib-olla ka puhtam vesi. Pilliroog näete siin kaldal kohe. Ja siin on siis nahkhiirte liikumist, aga peab ütlema, et siiski praegu tänavu see juuli alguses siin on tunduvalt vähem, kui on varasematel aastatel olnud, kui selles kohas näiteks pidevalt on nahkhiirte lend, aga siin nüüd mõni üksik loom oli vaid. Nii et selline lugu siis, aga need võimsad valged, ülivalged laternad, mis võib-olla on kenad vaadata kellelegi, aga kui ööloomade uurija siia tuleb, siis ta on päris kokkunud. ei ole meeldiv vaatepilt. Ja eks siis ööloomad ka reageerivad vastavalt. Et kui ei ole meeldiv ööloomade uurijale, järelikult siis ka ööloomade uurija ju vaatab elupaigale loomapilguga, eks ole. Kui ei ole meeldiv uurijale, siis ei ole meeldiv ka loomadele. Nahkhiirte elu on muutunud raskeks Eestis viimastel aastatel ja võib-olla isegi aastakümnete jooksul on paiguti on väga raskeks, karmiks ja just need igal aastal ma teen mõne filmi nagu praegu siin Haapsalu seire rajal, nahkhiirte loendusrajal, siis ma juhin tähelepanu just, et võt need patuoinad või kuidas nimetada, need metsikud heledad. Kui ma tegin filmi mõni päev tagasi ühes kohas, siis valged laternad olid tohutult kihas putukatest, aga siin on midagi on juhtunud, et kas putukad on kadunud ära või? Siin valguse käes järve kaldal, eks ole, Viigi kaldal. Siin peaks olema kihama putukatest, näiteks Narvast, Narva jõe ääres niisugused kohad. Ja tavaliselt kõikjal, kus on, eks ole, natuke rohelust ja veekogu kallas ja kui niisugune võimas latern, siis seal on koondunud putukad, aga siin ma ei saa aru, midagi on siin katki loodusega tundub, et näete, mitte ühtegi valge valgusega, mitte ühtegi putukat ei ole seal juures. Kas on midagi juhtunud nende putukatega ja kui on, siis see on ka põhjus, miks nahkhiiri on palju vähem praegu. See võib olla see põhjus, sest kui ei ole süüa nii palju kõigile, siis vaid mõni üksik lendab siin. Praegu sädiseb parginahkhiir. Sädinaga jah, lendas siit ka mööda. Minu ninast natuke kõrgemal, kuskil 5 meetri kaugusel lendas mööda. No selline lugu. Siis ja juhime tähelepanu selle valgele valgusele, mis ei ole meeldiv. Ei ole meeldiv nahkhiirtele ja mulle ka ei ole see meeldiv, kui öö on nii valgustatud ööloomade elupaigas. Nagu siin Haapsalus.
juulikuus 2023.